Tere päevast ja suur tänu võimaluse eest tutvustada teile energiatõhususe tippkeskust. Keskuse juht on Jarek Kornitski, minu nimi on Tiit Tammaru ja olen keskuse kaasjuht. Meie keskuse tegevus on seotud mitmete riigi oluliste arengudokumentidega. Loomulikult Eesti 2035 arengukavaga, kus meie keskus kõige otsesemalt tegeleb kahe teemaga, milleks on elurikkus ja keskkond ning ruum ja taristu. Kui me tahame Eesti kliimaeesmärkidega tegeleda, siis hoonetel on selles keskne roll, sest ligikaudu 50% kasvuhoonegaasidest tuleb hoonetest ja ehitusest ning enam kui 50% energia lõpptarbimisest on seotud hoonetega. Lisaks seondub meie keskus veel kahe taie fookusvaldkonnaga ning mitmete riiklike strateegiadokumentidega, mis käsitlevad energiat, kliimat ning hoonete renoveerimist. Kui me vaatame aga seda, kuhu suunas on Eesti liikumas, siis me näeme, et pigem me kaugeneme Eesti 2035 eesmärkidest. Nimelt on Eesti 2035 seadnud hoonete energiatarbimise eesmärgiks 14,5 teravatt-tundi aastas. Tegelikkuses on aga hoonete energiatarve aasta-aastalt mõnevõrra kasvanud ja ületanud tänaseks 17 teravatt-tunni piiri. Meie keskuse eesmärk ongi toetada läbimurret elamute täisrenoveerimisel ning teha seda nii, et me toome kokku inseneri, andme ja sotsiaalteaduste parima valdkondliku kompetentsi Eestis. Laias plaanis see läbimurre eeldab siis kolme asja. Ühelt poolt loomulikult seda, et me kasutame järjest paremaid elamute täisrenoveerimise lahendusi, et me võtame kasutusele uusi keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, aga lisaks peavad need lahendused olema sellised, mis tagavad ka töökindluse, varustuskindluse ning olema inimestele vastuvõetavad ja taskukohased. Täpsemalt koosneb meie konsortsium 8 töörühmast. Inseneriteadused on esindatud 2 töörühmaga, milleks on nullenergiahooned ja renoveerimise tehnoloogiad. Andmeteadused on esindatud 3 töörühmaga, mis käsitlevad erinevaid juhtimissüsteeme ning AI-põhiseid lahendusi, aga samuti ka tarka ja säästlikku energiatarbimist. Ning lõpuks keskuses on ka 3 sotsiaalteaduste töörühma, mis tegelevad eluasemeuuringute, eluaseme ja rahvastikumuutuste ning avaliku sektori innovatsiooniga. Seega on keskuses üsna eripalgelised töörühmad ja nii me oleme püüdnud selle töökorralduse muuta väga kompaktseks ja ehitada selle ümber 4 tööpaketi, millest 2 moodustavad keskuse põhisambad. Need on siis tööpaketid 1 ja 2. Tööpaketi 1 juhib Jarek Kornitski ning selle nimeks on siis nullenergiahooned ja piirkonnad. Ning selle tööpaketi sisuks ongi uute lahenduste otsimisel elamute täisrenoveerimisel ja samuti ka selliste uute keskkonnasäästlike, keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja tehnosüsteemide kasutusele võtmine, mis hõlmab nii kütmist, ventilatsiooni kui ka hoonete jahutamist. Kõik need uued tehnoloogiad põhinevad aga elektri kasutamisel, mistõttu on teiseks tööpaketiks meil targad ja säästlikud elektrilahendused ning seda tööpaketti juhib Dmitri Vinnikov. Selle keskmes on erinevad jõuelektroonika, muundurid ja süsteemid ning alalisvoolul põhinevad lahendused, mis peaksid kokkuvõttes aitama siis paremini juhtida majapidamiste energiakasutust, aga samuti tegeleb ka siis elektriautode laadimise temaatikaga. 2 töörühma on meil pigem horisontaalsed ning 3. tööpaketti juhib Eduard Petlenkov ning selle teemaks on andmetaristu ja andmepõhised energialahendused. Me leiame, et ühise andmetaristu loomine on võti selleks, et keskus tõesti hakkaks hästi tööle ning selle andmetaristu aluse moodustavad rahvaloenduse andmed, mida on sotsiaalteadlased juba aastaid arendanud. Ja rahvaloendus on tegelikult ju rahva- ja eluruumide loendus, ehk meil on kogunenud ka väga põhjalik ja kvaliteetne andmestik hoonete kohta, mida me ei ole seni väga põhjalikult uurinud. Ning seda andmestikku saab siis juba rikastada tööpakettidest 1 ja 2 tulevate andmetega. Ning samuti tööpakett 3 siis pakub erinevaid andmemetoodilisi lahendusi kogu keskusele. 4. tööpakett kannab pealkirja elamute renoveerimise sotsiaalsed ja regionaalsed mõjud. Seda juhin mina ning see kõigepealt keskendub sellele, kuidas üldse inimesed võtavad uusi lahendusi vastu, mis on need probleemid, kitsaskohad,
Samuti me teame, et iga uuendusega kaasnevad ühelt poolt soovitavad tagajärjed, aga kaasnevad ka soovimatud tagajärjed ning sageli kasvab ka teatud määral ebavõrdsus ning sellega me tahame tegeleda, sest ainult siis, kui need muutused jõuavad võimalikult paljude inimeste, hoonete ja piirkondadeni, on meil võimalik ikkagi sellist suuremat läbimurret saavutada. Ning loomulikult on selles tööpaketis tähtsal kohal ka erinevad institutsionaalsed lahendused, mis peaksid siis aitama meil paremini kogu seda elamute täisrenoveerimist korraldada. Näiteks tööpaketi 1 tööd, kus tahetakse siis seniselt hoonepõhiselt lähenemiselt liikuda üle piirkonnapõhisele lähenemisele, mis meie tänases institutsionaalses raamistikus tegelikult puudub. Kuigi meil on tegemist väga erinevate töörühmadega, on meil ette näidata juba ka päris palju omavahelist koostööd. Näiteks on meil koos ilmunud raamat pealkirjaga Housing Estates in the Baltic Countries, kus on artiklid paneelilama piirkondadest nii sotsiaalteadlastelt kui ka tehnikateadlastelt ja Eestist siis Jarek Kurnitski poolt juhitavalt töörühmalt. Meie taotlus sai ka hindamispaneelilt mitmeid soovitusi ning kui vaadata neid 3 peamise kriteeriumi kaupa, siis esimene kriteerium ehk teaduslik ekstsellentsus tõi kaasa ühe soovituse ehk et me peaksime eelistama publitseerimisel kvantiteedile kvaliteeti ja oleme kindlasti selle soovitusega väga nõus. Teine kriteerium ehk siis metoodika ja töö ülesehitus ei saanud ühtegi soovitust ehk sellega oli hindamispaneel väga rahul ning kolmas kriteerium ehk Eesti olulisus sai kõige rohkem erinevaid soovitusi ning kui niimoodi praegu kokku võtta, siis üldiselt oleme me nende kõigiga päri ja tahame neid võimalikult palju oma töös arvesse võtta. Suur tänu!